35 sekundit on veel esimese teise perioodi lõpuni. Ja Heitsul on veel 30 sekundit aega midagi erilist kanda saata, et tulla sellest 9-4 naakusseisust välja. Esimese perioodi lõpus 11-4. Ja 4 punktis oli. Ja nii see matš lõpab ka ja siin Joonus Šooni 13-4 seisuga vormistab endale tehnilise punkti veel juurde teelik protokolli, nii et hetkel veel ei ole seda punkti selgelt, mis koha täpselt see tulemus annab. See veel sõltub siin järgmisest matšist. Ahaa, meil oli isegi olemas info. Janar Lips selle matši tulemusega on saavutanud 3. koha, nii et palju õnne. Janar Lips vabamaagluse kuni 65 kilogrammi meeste konkurentsis. 5 mehe konkurentsis on saanud 2 võidu ja 2 kaotusega 3. koha. Ja päeva esimese poole maagusest veel nii palju, et matš number 153, punasest rikkumas Eerik Pank läheb 3. ja 4. kohale. Matši number 153 ja päeva esimeses pooles on veel üks matš, 160, Raido Liikma ja Andrus Väis lähevad samuti oma vahel kuni 87 kilogrammi Rekaraula maanduses 3. ja 4. koha peale maaduma. Järgmised pool 30 tundi saab olema meil päris põnev. Nikolai Tarassov veel vabamaadlijatest läheb päeva esimeses pooles matile. Ja need 4 sportlast veel ongi. Ja õhtupoolses finaalides meid kuulutab B-bloki matš number 1, kus Richard Karelson läheb Haik Hlojaniga Armeeniast 97 kilogrammi kehakaalus finaali maaglema ja Kristjan Kalusalu mälestusvõistluste võidu nimel siis Eestit ainsana esindamas on.